Mis mõjutab tähelepanu? Tegelikult seda on hästi palju teada, aga ma mõtlesin, ma laiendan natuke seda teemat. Uni mõjutab tähelepanu. Uneprobleemid olid kunagi ammu, kui mina väike olin, olid uneprobleemid, vanainimeste probleemid. Vanainimesed ärkasid öösiti tihti ülesse, aga täna on uneprobleemid juba ka laste probleemid. Uneprobleemid minu jaoks on midagi palju sügavamad kui lihtsalt uneprobleemid. Ühel päeval ma avastasin selle, et ma ei taha minna magama, sest et nii kui ma lähen magama, mul tuleb ärevus. Mul tuleb kehas hästi suur motoorne rahutus ja mul oli väga raske panna silmi kinni. Ja siis ma avastasin, et kui ma panen silmad kinni, pane sina ka praegu silmad kinni, avasta kogu maailm kaob ära. Tee silmad lahti, maailm on siin. Pane silmad kinni, maailm kaob ära. Aga alles jääd ju sina ise. Ja siis, kui me paneme silmad kinni, me lähme voodisse, siis me jääme silmitsi iseendaga, enda mõtete, tunnete, probleemidega. Ja see on minu jaoks üks uneprobleemide sügavamaid põhjuseid on see, et inimesed on ise nii kehvas seisus, et nad ei taha olla iseendaga silmitsi. Ja siin mul on samamoodi väga palju häid tehnikaid, mis on kõik Teadlikuma ema klubi boonuses ilusti olemas. Mis veel mõjutab tähelepanu? Räägime natukene unest veel, et kui sa oled hästi väsinud, siis hästi loid selline nagu tatt venib. Kõik venib, mõtted venivad, tunded venivad, füüsiline keha on hästi aeglane ja siis see tähelepanu ja fookus, see ka venib nagu tatt. Ehk sina oled juba 3. tegevuse juures, aga sinu fookus on endiselt esimese tegevuse juures. Teist tegevust üldse ei mäleta ja 3. tegevus läheb väga kehvasti. See on see uneprobleemide ja fookuse probleem siis. Stress. Kui inimesel on stress, on tal samuti tähelepanu probleemid, sellepärast et kui mul on stress, siis mul on väga rasked tunded ja väga rasked mõtted ja minu tähelepanu istub tunnetel ja mõtetel ja ta ei tule välja see tegevuse peale. Ma tahan midagi kirjutada ja ma ei saa kätte seda, sest minu mõtted on ainult stressimõtted kogu aeg, mis juhtub, mis läks valesti, mis ta ütles ja minu pähe isegi ei teki seda loovuse kohta enam. Ehk nii-öelda makist mängib kogu aeg üks ja seesama laul, aga selle tegevuse läbiviimiseks oleks mul vaja, et makis mängiks natukene teine laul. Ja kuna sa ei oska ise makki ümber lülitada, siis sa jääd selle laulu kätte kinni nii-öelda. Ehk fookus ehk tähelepanu istub siis raadiolaulul, mida sa pole tellinud ja mida sa ei taha ja see raadiolaul ei käi kokku sellega, mida sul oleks vaja päriselt teha. Nii et stress hoiab su tähelepanu vangis. Ärevus on täpselt samamoodi niisugune. Kogu aeg istub sinu fookus siin selle peal, kogu aeg on ärevusega ketrad oma mõtteid ja su fookus ei saagi tulla välja tegevuste peale. See on jälle teine laul, mängib sinu makki sees ja sa oled vangis. Ehk stress vangistab su tähelepanu, ärevus vangistab su tähelepanu. Ärevus istub kogu aeg siin, fookus istub kogu aeg siin ärevuse peal ja sul ei tule ükski matemaatika valem meelde. See on väga normaalne situatsioon. Nüüd tähelepanu mõjutab väga oluline faktor turvatunne. Kui inimene tunneb ennast turvaliselt, siis tema mõte jookseb vabalt, tunded jooksevad vabalt ja tegevused jooksevad vabalt. Ehk kui me tahame nii-öelda ravida ära tähelepanu probleeme, peaksime me looma turvalise keskkonna inimestele. Meil on turvatunde puudus. Võib-olla me võiksimegi ütelda seda, et meil ei ole tähelepanu probleemide ajastu, vaid meil on turvatunde puuduse ajastu. Siis tähelepanu mõjutavad ka emotsioonid. Kui sul on väga kiired emotsioonid, on fookus hästi kiire. Kui sul on väga aeglased emotsioonid, on fookus hästi aeglane. Emotsioone tuleb õppida reguleerima ning Teadlikuma ema boonuskeskkonnas on olemas kõik need videod selleks. Mis mõjutab veel tähelepanu? Keskkond, vaieldamatult, absoluutselt keskkond. Kui sa lähed keskkonda, kus on väga palju informatsiooni, visuaalset informatsiooni, helilist informatsiooni, tundelist informatsiooni, siis su fookus kogu aeg või selles keskkonnas, miski kogu aeg haarab su fookust, on ju. Või selles keskkonnas on niivõrd tohutu turvatunde puudus, siis inimese tähelepanu käitub hoopis teistmoodi. Sellepärast lapsed on kodus ühesugused, lasteaias teistsugused, sest keskkond on erinev. Väga tihti ei taheta võtta vastutust, näiteks see koht, kus lapsel on probleemid, on see koht, kus keskkonnas on probleemid. Ja
tähelepanu mõjutab ka niisugune märksõna nagu huvi ehk selektiivne tähelepanu, mida ma eelmises videos siis mainisin. Selektiivne tähelepanu on seotud alati huviga. Mida suurem on su huvi, seda rohkem püsib su tähelepanu paigal. Maailm aga väga ei huvitu sinu huvist. Maailmal on sinu huvist gamma 2. Maailm ütleb, sa pead selle ära tegema. Sul tuleb matemaatikaeksam, sa pead selle ära tegema. Aga mul ei ole huvi. Ja kui mul ei ole huvi, siis ma ütlen, et see on kaka. Aga tegelikult see ei ole kaka, vaid sa pead õppima, kuidas tekitada huvi kohtadesse, kus sul huvi ei ole. Ja selle sama loengu pikemas versioonis on huvi tekitamise nipid olemas. Nii et soovitan liituda teadlikuma ema boonuskeskkonnaga. Ja nüüd kõige suurem märksõna, mis me siit kokku võtame, mis mõjutab tähelepanu. Tähelepanu võrdub sinu närvisüsteemi seisund. Proovi nüüd veel korraks mõelda selle peale. Tähelepanu võrdub sinu närvisüsteemi seisund. Mida pingsam on su närvisüsteem, seda pingsam on su tähelepanu. Mida kiirem on su närvisüsteem, mida rohkem on ta ärevuses, seda suurem on tähelepanu probleemid. Ehk tähelepanu probleemidega inimesed peaksid tegelema enda närvisüsteemiga, turvatundega, emotsioonidega, stressiga, ärevusega, unega ja nad peaksid vältima teatud keskkondi. Tähelepanu häirete puhul peaks vältima kindlasti teatud keskkondi ja teatud tegevusi ja teatud inimesi. Nüüd boonuskeskkonnas on olemas väga palju häid joogavideosid, on olemas väga palju häid tehnikaid selleks, et närvisüsteemi pingsust alla tuua. Soovitan, kui nüüd tekkis huvi ja sa tahaksid teada nende tehnikate kohta rohkem või tahaksid üldse teada siis, mis seal boonuses on, siis klubi.teadlikumema.ee ja vali boonuspakett. Ja tea, et närvisüsteemi seisundit saab muuta, sest inimese aju on neuroplastiline.